Teeme nüüd siis niisuguse väikese üldise sissejuhatuse ja siis Ühesõnaga, meie tänane teema on siis see, et on raha. raha teema ja võtame raha teema siis läbi human design'i ja diskimudelite prisma. Ehk siis kõiki teemasid saab alati vaadata läbi erinevate prismade, läbi erinevate vaatenurkade. Ja siis me inimestena ikkagi püüame asju enda jaoks kuidagi lihtsustada. Kõikide mudelitega on vaja alati meeles pidada seda, et kõikide mudelite süsteemide puhul tegemist on lihtsustusega selles mõttes, et ükski mudel ei defineeri ega kirjelda inimesi lõplikult, ehk siis tuleb alati vaadata läbi sellise vaatenurga, et kuidas see kehtib sulle, et ei tasu ühtegi asja võtta ka nii-öelda kuldse tõena. Pigem on lihtsalt selline, lased endast läbi, et need on nagu sellised võimalikud mingid taipamised ja need on nagu need, mida me püüame täna siia järgmise 4 tunni jooksul eetrisse tuua, kasutades siis päris case'e või päris juhtumeid siis abiks, et seda teha. Aga alustame tegelikult minevikust. Helena soovis minevikust alustada, nii et palun alustame siis ikkagi sealt. Ma ei tahaks öelda, et see, kus ta isegi pihta hakkas, aga ütleme, et see periood, kus tegelikult eestlaste rahamustrite puhul, mida on nagu hea teadvustada. Ja ma selles mõttes täiesti nõustun sellega, mida Kaido jagas nii Diski HD kui ka teiste mudelite süsteemide puhul. Et me räägime, mulle on hästi meeldinud öelda, et arhetüüpidest, et ei tasu nagu ei tasu kastina kasutada, ei tasu ennast piirata sellega, aga mind ennast on hästi-hästi kõnetanud mitte ainult raha võtmes, vaid ma võtan korra. Nii, nüüd on kõik toas. Nii raha kui ka muude asjade puhul mind on hästi kõnetanud selline süsteemne lähenemine, kes on konstellatsioonidega võib-olla kokku puutunud, nendele kõlab juba tuttavalt, aga minevik mõjutab meid, mis tähendab seda, et kui sa tahad liikuda teistsugusesse, paremasse, helgemasse, kergemasse tulevikku, on oluline teada, kust sa tuled. Ja lisaks siis sellele, et ma usun, et study case'id kindlasti juba said ägedaid taipamisi seoses sellega, et kuidas võisid ka lapsepõlves kogetud kogemused seoses rahaga, see, kuidas vanemad rahasse suhtusid, rahaga ümber käisid, et kuidas see võib täna mõjutada sind. Nüüd lisaks sellele tasub arvestada seda, kas keegi on märganud seda, et erinevates riikides või erineva kultuuritaustaga inimestel on erilaadi suhe rahaga. On keegi märganud seda? Võib-olla kellelgi isegi mingi hea näide. Et kuskil. Panen oma chati ette. Pane chat ette. Vaata, mis chatis toimub. Et meil Eestis, mind on ennast hästi huvitanud just nimelt see, et tea, kust sa tuled, tea, mis sind mõjutab, keskkond. Keskkond mõjutab meid väga-väga palju ja human design'i võtmes me räägime hästi palju ikkagi sellisest välisest tinglikust mõjust. Ehk siis kui me oleme olnud väikesed, alustame siis enda minevikust, on ju. Et väikesena me oleme kõik, mida me teame enda maailma ja ka raha kohta, kuidas sellega ümber käia, kuidas seda teha, kuidas seda hoida, kas seda tuleb pigem hoida, kui palju on palju, mis on kallis, mis on odav, mida saab endale lubada, mida ei saa endale lubada. See kõik tegelikult tuleb meie keskkonnast. Me ei teadnud rahast mitte midagi siis, kui me sündisime, kõik asjad raha kohta. Täna hoiame siis fookust teemale, on ju. Aga kõik selle me õppisime tegelikult ennekõike oma vanematelt, oma lähisugulastelt ja autoriteetsetelt täiskasvanutelt, kellega me kokku puutusime. Siis täiskasvanud meie kujunemise aastatel. Ja siis otse loomulikult tulid isiklikud kogemused, mis üldjoontes siis kinnitasid seda, mida me juba teadsime, lisaks sellele ühiskond. Et millest me oleme veel väga tugevalt mõjutatud, on ühiskond ja Eestis tasub teada seda, et ka meie vanemad üldjoontes väga palju ei leiutanud rahaga seotud uskumusi ja suhtumisi, vaid need tulevad jällegi omakorda nende vanematelt ja kui me isegi väga kaugele minevikku ei lähe, siis me näeme küüditamist, me näeme sõda ja on olnud aegu, kus meie esivanematel on olnud ühest küljest ohtlik omada liiga palju raha. Ehk siis raha on põhjustanud kindlasti kellelegi sinu esivanematest või siis on sinu esivanemad kõrvalt näinud, kuidas kellelegi raha olemasolu põhjustab kannatusi või siis on põhjustanud kannatusi raha puudumine. Kuidas see kõlab? Raha olemasolu või raha puudumine võib põhjustada kannatusi, võib osutuda ohtlikuks. Kui mul on liiga palju, äkki tullakse, tahetakse, et kõik teised tahavad, võetakse ära
või siis, kui raha pole, no siis otse loomulikult, kui mul raha pole, siis see mõjutab päris palju argielu igapäeva võimalusi, valikuid, eks ju. Ehk siis meil ajalooliselt on selles mõttes huvitav, et nii raha olemasolu, noh, kogu see küüditamise värk on ju, et kui sul naaber oli kade, siis ta võis sinu peale kaevata ja sa võisid kõigest ilma jääda. Raha olemasolu ja ka raha, selles mõttes, et tunneta, vaata, kas see kuidagi nagu kõnetab sind ka, et isegi taustakuulajana ma täiega soovitan, tee mingisuguseid memosid, kui miski kuidagi nagu jääb kõlama. Tundub, et võiks ja, olla. ehk siis kutse oleks see, et teeme tänase laivi puhul, et selleks, ehk siis, kui sa kuulad vahepeal midagi, mis kas mina või Helena ütlen midagi sellist, mis sind kõnetab või kui sul tekib sellega seoses endal mingi taipamine või mingi seos ja võid lihtsalt vahepeal lihtsalt ka, kui midagi, mingi sõnastus on, mis sind nagu paelub, siis pane see siia chati kirja Mhm. ja lihtsalt aitab meil ka nagu salvestada seda, mis meil toimub, sest et me ise nagu siin kirjutama praegu ei hakka, aga tõenäosus on, et siit juba tuleb mingeid lauseid. Kui sa kuulad mingi lause ja tundub, et noh, see on päris hea lause, võid lihtsalt kasvõi sõna-sõnalt sedasama lause panna või kui sul tekib mingi seos, siis paned selle seose siia chati kirja. Ja mulle väga meeldib vastata küsimustele, mis tähendab seda, et tegelikult ma olen täiega tänulik, kui sa ise aitad ka seda sisendit veel natuke timmida. Et tahaks tegelikult sisse tuua veel niisuguseid olulisi pärleid, mis kõnetavad, noh, mitte siis ainult tadikeisse, vaid ka sind osalejana, et aita sättida seda fookust omalt poolt, et kui vähegi tunned ja kõnetab, siis innustan sind chatis aktiivne olema. Aga ma korra käiks veel nüüd kaugemas minevikus ka ära selleks, et me saaksime tulla tagasi tulevikku. Ja võib-olla enne, kui ma lähen kaugesse minevikku, ma tahaks veel kõlama jätta täiega selle, et julge seada kahtluse alla. Ma täiega olen innustanud, et kui vähegi sa tunned, et kuidagi rahaga midagi on nagu paigast ära, et raha ei ole lihtsalt raha, et raha tähendab sinu jaoks näiteks vabadust ja raha võrdub vabadus on eestlastele hästi omane, sinna minevikku ma nüüd kohe varsti lähengi. Aga et kas raha on sinu jaoks, raha võrdub turvatunne, raha võrdub armastus, raha võrdub vabadus. Me praegu väga näeme kollektiivsel tasandil Eestis, olete märganud, kui trendikaks on investeerimine muutunud ja kui läbiv sõnum on seal ikkagi see, et osta ennast nii-öelda vabaks, on ju. Noh, et täna sa nagu kuhugi midagi paned kõrvale, siis ühel päeval one day you will be free. Et kuuluvust ja just. Ja siis teise poole pealt, no ma kohe ilmselt varsti jõuame ka selleni, et nii kui raha võrdub sinu jaoks vabadus, siis see võrrand töötab ka teistpidi, et kui sa tugevalt piirad ennast ja ei tunne ennast vabana, kui palju sul siis raha on, kas raha voolab üldse. Et nende igasuguste seostega on hästi põnev, et see on tihtipeale kahesuunaline tee ja konstellatsiooni väljal on seda tegelikult hullult hästi näha, aga samas me neid samu printsiipe, me ei pea otseselt väljale neid panema, needsamad printsiibid kehtivad ka ilma sellise visuaalse illustratsioonita. aga kui nüüd raha sinu jaoks võrdub vabadus ja sa väga tugevalt piirad enda loomingulist eneseväljendust, noh, nii-öelda tõmbad kokku. Noh, kes ei ole rahaga kunagi kokkuhoidlikuks muutunud, oled sa kunagi raha kokku hoidnud? Kui hästi raha paljudel peale tuleb siis, kui sa hästi kokku hakkad seda hoidma? Voolab vabalt või? ehk siis see on kahtepidi, et see mäng käib niimoodi, et ühelt poolt, kui sa oled liiga vaba, on ju, kui sa oled liiga vastutustundetu, teiselt poolt on jälle see, kui sa tõmbad jälle liiga kokku, on ju. Jah, väga hea, et sa selle vastutuse sisse tõid. Et veel üks asi, mis on hästi-hästi oluline olnud, mida ma olen ka palju rõhutanud, on see, et konstellatsioonides, kes on kokku puutunud, no me alustame jah, niisuguse süsteemse poole pealt, aga raha on täiskasvanute ressurss, mis tähendab seda, et see vastutus on seal täiega teema. Nüüd, kui paljud meist vähemalt mingitel eluperioodidel on tundnud või vähemalt tuleta meelde, äkki sinu vanemad on sulle öelnud, et sa ei oska rahaga ringi käia. Et sa ei tea, mida rahaga teha. Sa ei oska teha tarku valikuid või et sa lihtsalt raiskad raha ära. Kõik need niisugused mingid väikesed hooletud ütlemised võivad väga tugevalt kõlama jääda ja muutuda osaks minapildist. Ehk siis, kui sina räägid endale lugu, et ma ei oska rahaga ringi käia ja ei usalda ennast rahaliste otsuste tegemisel, ehk siis vaatad väljapoole, siis suure tõenäosusega võibki olla niimoodi, et sa teedki nii-öelda halbu valikuid, nii kui suurem summa raha tuleb, või siis püüad raha ära anda kellelegi, et keegi teine teeks sinu eest need paremad. autoriteet oleks justkui. Just. Et raha on
täiskasvanutele ja täiskasvanud majandavad rahaga, mis tähendab seda, et me selle võrrandi saame taandada ka sinna, et mida rohkem sa võtad vastutust, seda rohkem raha saad sa ka vastu võtta, hoida ja majandada, liigutada. See nõuab vastutust, mida suuremaks lähevad summad. No kes on sellega kokku puutunud, et mida suuremaks lähevad summad, seda rohkem tegelikult kasvab ka teatud mõttes niisugune vastutus. Absoluutselt. Ja see on palju suurem vastutus kui see, et noh, kontol sai raha otsa ja kust ma nüüd süüa saan. Et palju suurem vastutus on tegelikult see, et kui mul on suured numbrid, kui ma liigutan juba suuri numbreid, siis kas suuremaid või kui sa hakkad juba liigutama raha vaata teiste eest ka, et on mingi oma pere või mingid olulised inimesed sinu, et üks asi on, et sa liigutad seda enda eest, aga et ka teiste eest. Ja see ei tähenda seda, et sa võiks ikkagi nii-öelda nagu mingit nõuannet kuskilt saada, aga et sa teed otsuse ise. See on ka niisugune HDS-e põhimõte, see strateegia autoriteet on ju, et kui sul on vaja juriidilist nõu, sa ei hakka juristiks õppima, sa saad selle nõuande juristilt, aga otsuse teed ise. Et see põhimõte. Nüüd, kus ma tahtsin kindlasti ära käia, see kaugem, Kaido vaatab kella, sellepärast et Kaido juba teab, et Helena võib väga pikalt rääkida, aga õnneks Kaido hoiab raame, on ju. Üks koht, kus ma teiega tahan ära käia kaugemas minevikus. Palju räägitakse või noh, kuidagi tänapäeval ka kollektiivselt mõned inimesed teevad teistele inimestele etteheited, et orjameelsed. Olete märganud, et eestlased kannatavad ja taluvad hästi. Eestlastel on omana olla väga kannatlik ja taluda hästi. Kõik kannatavad. Mulle nii väga meeldis see lugu, mida see Avandi ja Sepp tegid seal mingil aastal, et seal oli kõik kannatame ära, oli see mingisugune lugu. Et see nagu selline väga, põhimõtteliselt põhisõnum oli see, et kõik kannatame ära. Alates seal päris orjusest on ju, kuhu ma tean, et seda hakka jõuda. Ma tahangi jõuda sinna. Ja siis, aga lihtsalt kogu aeg kõik kannatame ära. Kas keegi mäletab kooliaegsest ajaloo ühiskonna õpetuse tunnist seda, et päris orjus on Eestis olnud nagu päris asi? Meie esivanemad olid tegelikult päris orjad. Selleks kasutati tihti küll nagu teist terminit, aga meie kauged esivanemad pidid maksma kas siis trahvi kellegi teise maa peal elamise eest või siis selle eest, et nad said kellegi maa peal elada, nad pidid tegema neid mõisapäevi. Terminite osas nüüd, seal oli mingid teised eesti keeles korrektsed terminid, mida kasutati, aga sisuliselt meie esivanemad siinsamas Eestis on olnud kunagi orjad. Ja see on hästi huvitav, kuidas ka täna nälg ja võlg on kaks asja, mis panevad paljusid eestlaseid alateadlikult tööle. Ja vot see on nüüd midagi, mida sa võiksid korra hästi sügavalt tunnetada enda sees. Ma ei pea silmas nagu otseselt füüsilist nälga täna, ma räägin tegelikult ka näljast see niisugune iha, nälg emotsionaalsete kogemuste asjade järele, aga nälg ja võlg ja võla all ma ei pea täna enam silmas otseselt seda, et sa nagu naabrimehele mingi tonna võlgu oled, on ju, aga et ka lubadused. Ka tegelikult võlg on ka see, kui sa annab mingisuguse lubaduse ja siis selle täitmine, sellega kaasneb ka see, aga nälg ja võlg on pannud pikka aega meie kaugeid esivanemaid tööle. Ja nüüd, kui me võtame ära selle nälja ja võla, mis sind siis üldse tegutsema paneb? Ja kui sa nüüd ei tegutse, sellepärast, et raha liigub läbi inimsuhete, veel üks hästi põnev seos, aitäh juutidele, ma võib-olla äkki lõpetame ka juutidega, mul on nii palju lihtsalt ägedaid killukesi, mida võiks tegelikult juutidelt päris üks-ühele ei saa üle võtta, sest et meie taust ei toeta seda. Ja sellepärast ongi hästi oluline teada seda tausta, sest et kui sa lihtsalt suvalisi seemneid suvalisse pinnasesse loobid ja need ei hakka seal kasvama, siis tolku pole, on ju. Aga raha liigub läbi inimsuhete. Oled sa märganud, et raha liigub läbi inimsuhete? Et kui sa täiesti eraldad ennast maailmast, isegi siis, kui sa teed mingeid digitooteid või nagu füüsiliselt ei suhtle inimestega, siis tegelikult teises otsas kusagil on ikkagi inimene, kes midagi ostab, midagi tarbib, kes paneb vajutab mingit nuppu ja mingi raha läheb teele, on ju. Raha on inimsuhted ja meie siin, nüüd tänapäeva maailmas, mis paneb meid kõige rohkem inimestega suhtlema ja inimsuhteid looma, kas siis rahuldamata emotsionaalsed vajadused, on ju, või siis raha. Et kaks asja. Ma tean, et ma selles Teadliku Ettevõtluse Akadeemia veebikal mainisin ka, et kaks asja, ilma milleta inimesed ei saa, on seks ja raha, mõlemaga on kõige rohkem seotud süüd, häbi ja hirmu. Raha on hästi tugevalt koormatud meil süü, häbi ja hirmuga.
ja need on nagu kõige-kõige raskemad emotsioonid, seisundid, nüüd oleneb, noh, on ta siis emotsioon või juba püsiv seisund. Ja meil on kollektiivselt sellega hästi palju süüd, häbi ja hirmu, mis tuleb väga-väga kaugelt. Ja seesama talupojaaeg, et see sihuke mõisategu, jah, õige, mõisategu oli see termin, mida ma üritasin enda mäluarhiivist üles leida. Et paljude meie esivanemad ei olnud mõisnikud, vaid pigem selles päris orja rollis. Ja sul esiteks tuli maksta nii-öelda tööga selle eest, et sa üldse kuskil elada saad. Ma tõmban kohe kiire paralleeli tänapäeva aega, on ju, et suur osa eestlaseid isegi ei julge unistada sellest, et läheks ja ostaks endale oma kodu välja, vaid pigem nüüd pank on selles mõisniku rollis, on ju. Ja nüüd, kui ma võtan endale laenu, siis mis paneb mind enamus ajast tööle? laenu teenindada. Eks ju, ja vaata, kui põnev on ju, et nagu vahepeal on nagu mingi 500, 400, 500 aastat on vahet. Ja täna on, et ma pean tööle minema, sellepärast et arved vajavad maksmist, laen vajab tasumist, autoliising vajab süüa on vaja, süüa nälgivõlg, et ehk siis nagu, ja need on need, mis igapäevaselt mõjuvad, need on need, mis ajavad kodust välja, need on need, mis rikuvad ka võib-olla mingid peresuhted, umbes, et ma ei tea, piitsutan lapsi, ajan lapsi lasteaeda või kuskile mujale, sest et mul on vaja, et nagu siis ma saan laste peale pahaseks, miks nad vahepeal haiged on ja siis nagu kõik need asju ja see kõik taandub sellele, et seal taga on see. Ja teine asi on see, et me ühest küljest tahame oma lastele paremat, noh, nii-öelda paremat homset, on ju, aga sellesama taustaga me tegelikult anname lastele, noh, nii-öelda nii eeskuju, just nimelt nii eeskujudena, kui siis ka tegelikult oma tegudega ja ka uskumustega me anname lastele täpselt sama printsiibi edasi, et ma sinna hariduse tausta ei lähe, ei hakka seda teemat rääkima, sest Kaido vaatab kella. Ma vaatan kella. Sest Kaido vaatab kella. Võtaks ühe pointi veel ära öelda ja siis tegelikult. Ma korra, no ütle üks point ära, siis ma käin korra veel seal päris orjus ja tulen tagasi. See süü, mis sul oli? Süü, häbi, hirm. Süü, häbi, hirm, et just, et ma tahtsin lihtsalt tuua selle seose, et üks asi, millest me täna hakkame rääkima, on see, et tegelikult kõik need asjad, mis tekitavad täna seda süüd, häbi ja hirmu, need on kõik tegelikult emotsioonid. Ja see negatiivne, tegelikult neid kõiki on võimalik keerata nagu positiivseks motivatsiooniks tegelikult. Ehk siis nagu see süü, häbi, hirmu nagu sellised negatiivsed mõjud elavad pimeduses. Nad elavad selles, et nad on nagu teadvustamata, et kust see tuleb, mis seda tekitab. Ja see, mida me püüame täna ka tegelikult teha ja aitäh Kairele, Andrale ja Sirlile, et nad tulid meile appi sellega, et läbi selliste konkreetsete näidete püüa tuua nagu välja, et kuidas keerata nii-öelda need asjad, mis muidu on tekitanud süüd, häbi, hirmu, kuidas need läbi teadvustamise ja läbi nagu selle lubamise me tegelikult saame selle keerata endale positiivseks motivatsiooniks ja energiaks, millega tegelikult teha paremaid valikuid. Ja mina tahan selle ka sisse tuua, et mina olen avastanud, et on mingeid asju, mis on nagu tulevad nii kaugelt, nii ammusest ajast, mida on väga raske muuta. Noh, et ma ei ole nagu vaba selle muutmises. No näiteks, kui ma võtan selle nälja ja võla, on ju. Et kui see on olnud nagu ikkagi väga-väga palju põlvi vanem kui mina, siis üleöö ma seda muuta ei saa. See on nüüd see sihuke suurem kui mina värk, on ju. Nüüd aga mida ma saan teha, on see, et kui ma tean, et nälg ja võlg näiteks panevad mind liigutama, siis ma enam alateadlikult, ma ei tee seda automaatselt, ma ei võta endale nagu nii-öelda üle jõu käivaid kohustusi ja siis ei orja nende täitmise nimel, just nimelt toonitangi, ei orjasta ennast, et mingeid arveid maksta, vaid ma saan ju väga teadlikult küsida endalt, mis on mu kõige suuremad näiteks näljad ja ihad ja kasutada sedasama asja ka muuta võrrandit. Ehk siis tegelikult me saame mängida ka selle taustaga, kui me teame, kust me tuleme, me toome sellega päevavalgele. Me saame ka nii-öelda, nälg ja võlg ei pruugi olla halvad asjad, et me ei pea ennast orjaks muutma nendes kohtades. Aga tasub hästi teadlik olla selles mõttes, et mida ma tahan hästi kõlama, et ori ei taha saada vabaks, ori tahab saada orjapidajaks. Ja üks mu hea ammu lahkunud sõber kunagi ütles mulle seda väga palju aastaid tagasi ja see on hästi tugevalt mind kuidagi saatma jäänud, mõjutanud ja pannud mingeid asju ümber vaatama. Aga et arvatakse, et läbi enda veel suurema orjastamise on võimalik jõuda vabadusse ja see valem on eos täiesti vale. Et nii kui sa
lähed orja mentaliteediga, sa tahad saada orjapidajaks. Ehk siis tegelikult iga ori, meie kauge esivanem, ei unistanud mitte vabadusest, sellepärast et kuhu sul minna oli, sul mitte kuhugi minna, sa said ainult ühe mõisniku maa pealt minna teise mõisniku maa peale, mis tähendab seda, et ainuke unistus oli see, et ma tahan saada mõisnikuks. Ja seda me tegelikult näeme väga hästi ka tänapäeva ühiskonnas. Vaba oled sa täna, noh, mis on nagu muutunud, on see, et tänapäeval me oleme ise vabad senikaua, kuni me ei paiguta ennast sinna orja positsiooni. Ja väga tihti tehakse nii-öelda justkui nagu rahast see orjapidaja. Noh, ja kuidas me siis suhtume rahasse, on ju, teen seda raha pärast. Ei tee raha pärast, lihtsalt raha on see vahend seal vahepeal, on ju. Et nii kui paigutada raha sinna, noh, jutumärkides mõisniku positsiooni, siis raha suhtes tekib kas siis üleolevust, vastuhakku, noh, see tühistav suhtumine, on ju, vastupanu ja sinna saab üle kantud igasuguseid muid asju. Ja siis on raha näiteks konstellatsiooni väljas on lihtsalt fenomenaalne, seal on nagu mingeid esivanemaid, on igasuguseid arhetüüpseid kujundeid, noh, seesama mõisnik, on ju. Et raha on lihtsalt vahend. Nüüd küsimus on selles, mis tähenduse me sellele anname, millised seosed meil sellega on ja tasub siis teada, et kui me nüüd näiteks püüame ka võtta mingi mudeli, noh, ma ütlen näiteks juudid, noh, juutidel on mõnevõrra huvitav taust, aga seal üks põhiprintsiip, mida juudid teevad hästi teistmoodi, miks mind on hästi kõnetanud mingid killukesed nende lähenemisest, nende õpetusest, eeskätt seoses just rahaga on see, et alustuseks kas ma jõuan või? Mul 4 minutit aega, ma räägin kiiresti. 4 minutit ja siis teeme pausi ja siis võtame esimese case'i. Et mida ma tahan kindlasti praegu alustuseks kõlama jätta, on see, et alustuseks juudid õpetavad oma lapsi rahaliselt targaks veel enne, kui nad õpetavad neid rattaga sõitma. Nüüd ma usun, et kui sa oled vähegi enam-vähem samast põlvkonnast nagu minagi, siis sinu vanemad ei õpetanud sul raha kohta suurt midagi. Pigem on see, et noh, ma ei tea, kas siis on nagu keeruline või seda pole või tuleb targalt ringi käia, aga keegi ei õpetanud, et kuidas. Noh, et mida siis täpselt teha, mida tähendab rahaga targalt majandamine, kust tuleb ja väga paljude meie vanemate jaoks pidas veel paika see, et kui sa tahad rohkem, tee rohkem. Tee rohkem tööd. No minu jaoks rahaga vanematelt oligi see, et ma teadsin, et rahaga on selles mõttes nagu hästi, et meil olid nagu, toit oli nagu laual, ehk siis sellega oli nagu hästi. Aga kuidas ta sinna lauale sai või mismoodi, mis valemeid pidi see raha tegelikult liikus, et seda ma õppisin kõik ise tegelikult. Just. Et mis on veel üks hästi oluline asi, mis mind on hästi juutide puhul kõnetanud, noh, jällegi see on teema, millest ma võiks pikalt rääkida, kui Kaido kella ei vaataks. Aga Kaido vaatab kella. Lase palun meil keegi tuppa, nii kaua kui ma räägin. Et jah, siis mõte läks korra rändama, aga juudid erinevalt kristlikust taustsüsteemist ei ole seda, et see siin on mingi kannatus ja siis ühel päeval saad sa paradiisi. Juudid on seda meelt, et see siin ongi paradiis. Ja et kogukonna printsiip, suhted, noh, raha liigub läbi suhete, eks ju, et nendel on hästi see sihuke, et kui mina teen raha, siis hea on, kui 5 juuti veel teevad raha, mis tähendab seda, et mida paremini läheb mul, seda paremini läheb meil kõigil ja mida paremini meil kõigil läheb, seda paremini läheb ka minul. Et vaata, kuidas see printsiip sinu elus võiks paika pidada, et mida paremini, meil Eestis on nii, et kui sul läheb paremini kui mul, siis järelikult sina võtab mult midagi ära. Olete märganud, et meil on see selles mõttes täiesti erinev seos. Meil ei ole seda, et kui mul läheb hästi, siis noh, Kaidol ja ma ei tea, mingi veel vähemalt 4 eestlasel kusagil läheb hästi, vaid et on see, et kui Kaidol läheb paremini kui mul, siis ma jään millestki ilma. Mul oli kohe niimoodi, et nagu ma vaatasin, mis mõttes nagu Helena esimene raamatu trükk müüdi kohe läbi, mis värk on, aga mul küll esimene trükk läbi ei müüdud nagu. Ja siis ja see on nagu nii huvitav nende seda nagu, no, et see, vaata see muster käivitub ikka. No ja siis samal ajal vaatad seda ja siis ise muigan nagu selle otsa, et okei, nagu, et noh, tegelikult ongi täpselt see, et nagu, et kui sul läheb hästi, siis läheb meil kõigil hästi. Nagu, et see eneseteadlikkus, inimeste eneseteadlikkus. Ja nüüd juudid ehitavad üles oma äri ja ärisüsteemid täpselt samamoodi. Nad ehitavad selle meelega juba niimoodi üles, et seal on sümbioos. Ehk siis ei olegi niimoodi, et ma mitte lihtsalt vaikselt ei rõõmusta kaasa, ma võiks pikalt rääkida nendest printsiipidest, kuidas nad tegelikult annavad ka kogukonna äridele hoogu juurde ja kuidas nende ärisüsteem ongi ehitatud üles niimoodi, et ma tahan teha äri, okei, aga millised nagu let's say 5 sõpra saan ma kohe tugiteenustega näiteks kaasata niimoodi, et me edeneksime koos. Mis tähendab seda, et see ei ole kunagi. Ehk siis suhted on hästi olulised. Just.
sest raha liigub niimoodi, mis tähendab seda, et ma tegelikult, mida rohkem ma niimoodi loon neid võrgustikke, seda rohkem ma loon enda ümber ka inimesi, kes tahavad, et mul läheks hästi, sest neil on ka isiklik kasu seal sees. Ja nii huvitav, kui see ka ei ole, tegelikult nagu kui me enne vaatasime neid case'e üle, kes meil täna siin tulemas on, siis tegelikult kõigi nendega tuli väga tugevalt tuleb läbi see suhete teema ja see, kes on need inimesed, kes on ümbritsetud, on ju, ja tegelikult kuigi me nagu oleme sellised individualistid mingis mõttes nagu me oleme, siis tegelikult edu hakkab tegelikult looma läbi selle, et kui me võtame ka seda suhete teemat nagu rohkem vastu ja me mingil tasandil me juba nagu teadvustame seda, me kind of nagu saame juba aru, et nagu, et it kind of nagu makes sense, aga nagu meil on need mingisugused killud veel ees ja sellele Raha vaatamata. on kõige plastilisem energia ja raha täidab alati kõiki tühimikke. Raha väga tihti täidab neid tühimikke, mida armastus või armastav hoolitsev tähelepanu täita ei saa. Nonii, nüüd Aga ei, teeme, oota, ei, Kaido. Ma pean jõudma sinna, kuhu ma tahan jõuda. kus ta jõuab. Ma ei saa seda ütlemata jätta. Mis väga võiks juutidelt kaasa võtta, mis ma tahan, et jääks hästi kõlama. Raha on spirituaalne. No me väga palju teame, et raha on energia, on ju. Aga üks asi, mis mind väga-väga kõnetab nende lähenemise või nende õpetuste juures on see, et selleks, et sul selles füüsilises elus inimesena siin selles kehas ka seda raha oleks, et sul oleks seda spirituaalset ressurssi, et sellega midagi ehitada, luua, peab sul olema selle jaoks anum. Ja selle anuma põhi ei tohi olla sõelapõhi. Ja kui sa tahad, et sul oleks rohkem raha, noh, kujutad, et vihma sajab, on ju, aga kui sul on nagu lihtsalt vihmavari, siis see sajab sinust mööda. Et raha on maailmas kogu aeg, aga kui sa hoiad seda peavarju enda pea kohal, siis noh, see raha lihtsalt sajab mööda. Kui sa seisad väikese katkise siukse savikruusikesega, mul pole rohkem vaja, on ju, milles on, ma ei tea, augud on põhjas, siis noh, sul käib raha läbi, aga see voolab minema. Ja mis on see sinu rahaanum, kuskohast sul sinna sajab, aga et sul peab olema ka füüsiline anum. Noh, juutide puhul oli see alati äri, nad väga nagu kasvatavad oma lapsi tegema äri, loo ise see anum ja kasvata seda anumat. Ja see tähendab ka seda, et kui sul nüüd see anum on väike, mis tähendab ka seda, et kui sul on vähe raha vaja või sul on mugav väikeste summadega, väikese rahaga, siis sul ei saa seal olla rohkem, sul võib ka rohkem peale tulla, aga see voolab üle ääre ja kaob ära, on ju. Et tasub teada ka sellist oma nii-öelda raha läbilaskevõimet või seda mahukust, et mis on sinu anum, kui suur on sinu anum, kas sinu anum on pigem, noh, põhi on küll nagu kandev ja toekas, aga anum on väike. Ja kui anum on väike, siis äkki on aeg anumat suurendada. Kui su anumal on põhjas augud, siis on aeg midagi nende aukudega ette võtta. Ja teine pool on siis see, et kas sul üldse on see anum, kuhu sa seda vastu võtad või sul on lihtsalt unistused ja see vihmavari pea kohal, et raha on igal pool sinu ümber, aga justkui sinu juures ei peatu. See on see, kuhu ma tahtsin jõuda. Väga äge. Aga me tuleme veel pärast. Tuleme kõigi nende asjade juurde ringiga tagasi iga erineva case'iga.